Mina siis jätkan selle koha pealt, kus Ülle lõpetas. Ja kui meie imastusse jõudsime, oli neil juba plaan tehtud ja meil tuli lihtsalt leppida selle teadmisega, et meie oleme nüüd nende koostööpartnerid ja hakkame koos tööle. Aga pargis võttis meid vastu üks huvitav kuju, kes hoidis peast kinni. Ja tundub, et ta oli sellise katkise sisemusega. Ja meie tulime siis juhendama, et aidata näha puude taga inimest, mida varjutab siis tugevalt probleemne käitumine ja peidetud katkine sisemus. Ja sageli lisaks sellele katkisele sisemusele oli katki löödud ka midagi muud ja see muu võis olla keskkonnas, mistõttu olid siis kohtunikud, tädid ja onud arvanud, et see laps tuleks paigutada teenusele number 2. Nüüd seda slaidi juba Ülle ka näitas, aga ma kommenteerin seda teenuse sihtrühma, et see on tegelikult tõepoolest väga raske kontingent. Et valdavalt on siis lapsed madala intellektiga, on erinevate vaimupuude astmetega, lisaks on hulgi erinevaid diagnoose. Ja seoses sellega, et lastel on siis vaimupuue ja meie sellisele spetsiifikale, kuidas meie juhendame, kasutame me siis vaimupuude ja probleemse käitumise juhendamisel sekkumisi, just neid sekkumisi on nüüd, mis on vaimupuudega inimestele mõeldud. Ja ongi nagu 2 käsitlust siin, üks on patoloogiline käsitlus ja teine on siis konstruktiivne käsitlus. Patoloogilise puhul on siis eesmärk see, et patoloogiline käitumine tuleb väga kiiresti ära lõpetada ja kõik, mis on patoloogiline, tuleb ära koristada. Ehk et kui laps lõhub näiteks nõusid, siis ei anta enam taldrikuid, mis lähevad katki, vaid antakse plastmassnõud. Kui voodit lõhutakse, siis kruvitakse voodi põranda külge kinni ja kui inimene teeb siis viga endale või teistele, siis ta tuleb paigutada psühhiaatria haiglasse. Aga nüüd vaimupuudega inimene ja psühhiaatria haigla ei ole alati just kõige parem kombinatsioon. Seal võib see käitumine kas muutuda, ehk et justkui nagu mitte kunagi ei oleks probleemset käitumist olnud, või kui laps tuleb tagasi, hakkab see sama käitumine otsast peale või on siis mingisugune variatsioon sinna lisatud. Ja kui asutus nüüd keskendub sellele, et oleks vaja neid probleeme likvideerida, siis ka see töötaja, kes asutuses töötab, on põhimõtteliselt selline probleemikorraldaja ja valvur, kes peab valvama, et mitte midagi ära ei lõhutaks ja siis pahandab ja kurjustab, et ei tohi neid ja teisi asju teha. Ja lisaks sellele, kui mingisugune äks nüüd käib osakonnas, kui lõhutakse, siis igasugune päevarutiin saab kahjustatud. Ehk et töötajad sebivad ühe kliendi kallal, teised kliendid on ootuses, et mis nüüd hakkab juhtuma, et tavaline päevarütm on rikutud ja mis rikub ära ka siis mitte ainult selle probleemselt käituva kliendi päeva, vaid ka teiste päeva. Nüüd konstruktiivne käsitlus on siis selline, kus vaadatakse keskkonda ja vaadatakse ka olukordi, ehk et inimest mõjutavad nii keskkonnad kui olukorrad. Ja kui on selline sobiv keskkond, normaalne keskkond, normalisatsiooni printsiibiga keskkond, et siis see juba iseenesest aitab muuta käitumist. Ja käitumist kindlasti ei korrigeerita siin erinevate ravimitega või ohjeldamisega või ravimite või haiglasse saatmisega, vaid et püütakse teha midagi keskkonnas säärast, et lapse käitumine muutuks. Kui nüüd mõelda selle peale, et koera kasvamise koeraks ei ole inimest vaja, tema kasvab ise koeraks loomulikul viisil. Aga kui koera kasvatab inimene,
siis selle tulemusena ei hakka koer ei kõndima ega rääkima. Küll aga kui koer kasvatab inimest, ei hakka ta mitte kunagi rääkima ega kõndima, sest koer ei oska seda õpetada. Ja kui töötajad oskavad teha sellise keskkonna, mis on väärikas ja inimväärikust toetav ja hea normaalse suhtlemisega, siis kasvab sealt ka selline inimene, kes suudab seda järgida. Ja seetõttu on hästi oluline just see kliendi või lapse ja töötaja vaheline suhe ja selline normaalne suhtumine asjadesse. Ja juhul, kui on tekkinud nüüd see probleemse käitumise juhtum, siis seda ei vaadata niimoodi, et sa oled nüüd halb ja kõlbmatu ja sobimatu siia, vaid vaadatakse seda, et hoolimata sellest, et see nüüd juhtus, oled sa ikkagi siin teretulnud. Ja muidugi nõuab see töötajatelt väga palju energiat, et vahel selliseid asju alla neelata või enese sees ümber töötada. Aga mis kõige tähtsam on see, et see ei lõhu teiste klientide päevarutiini ära. Ja rutiin taastatakse nii kiiresti kui võimalik. Ja meie siis juhendamisel lähtusimegi sellest konstruktiivsest käsitlusest ja arvasime, et isolatsioon ja igasugused karistused on täiesti mitte aktsepteeritud sekkumised. Ja toetamine peaks siis jätkuma ka iga kord, kui on mingisugune hull asi juhtunud või keegi on jalga lasknud või midagi ära lõhkunud, peaks jääma inimeseks ja toetama seda klienti maksimaalselt. Lisaks sellele on tähtis see, et lastepäevad oleks sisustatud. Sellest ka juba Ülle rääkis, et päevad on sisustatud ärkamisest kuni magama minekuni, igalühel on päevaplaan ja et igaüks teab, mida ta peab tegema. Ja kuna teenusel on erinevate arengutasemetega kliendid, siis ka nende päevaplaanid on natukene erinevad, et kes oskab lugeda, neil on kirjutatud, kes ei oska lugeda, neil kasutatakse siis teisi meetodeid. Ja kindlasti juhendamisel arvestatakse siis sellise emotsionaalse taluvuspiiriga, ehk et sa pead teadma, milline on see madalam tase kliendil, kus ta võib reageerida. Ja tavaliselt siis see emotsionaalne tase ongi selline kõige madalam tase. Kui nüüd algusesse tagasi hüpata, siis hakkasime töötajaid koolitama. Rääkisime seda, mida ise teadsime. Ja põhimõtteliselt mõtlesime, et me peaksime eelkõige muutma suhtumist ja siis me peaksime kõike seda, mida me ise teame ja juurde õpime, neile edasi õpetama. Natukene saime abiks olla ka keskkonna kohandamisel, nende päevaplaanide tegemisel ja et see oleks siis selline arusaadav kõigile klientidele. Koolitasime, aitasime teha kõigile lastele arenguprofiilid ja soovitasime siis esmased sekkumised, mida võiks siis nende puhul teha. Ja see koolitus ja juhendamine käib meil edasi siiamaani. Ja siin on üks tore lõbus pilt, kus töötajad kuulavad, aga Ülle seisab püsti ja vaatab, kas kõik ikka kuulavad ja kirjutavad. Nüüd läks palju. Ja oma õpetust me alustasime siis sellest A-st ja B-st, mida meie arvasime, mis oleks esmane teada probleemse käitumise kohta. Et probleemse käitumise juhendamine põhineb siis käitumisteraapial ja käitumisteraapia eesmärk on välja selgitada siis sobilikud käitumismustrid konkreetsele inimesele ja treenida teda neid mustreid kasutama. Ja sinna juurde kuulub ka veel see, et tegelikult peaks seda last tundma õppima, analüüsima tema käitumist ja planeerima tema sekkumisvõtteid tema jaoks sobilikke. Nüüd inimese tundma õppimiseks lähtume siis sellisest holistlikust mudelist või biopsühhosotsiaalsest mudelist, et me ei vaata nüüd ainult diagnoosi, küll aga me mõtleme selle peale, et mida see diagnoos konkreetsele
lapse puhul võiks siis tähendada, et millised on need haigusele viitavad sümptomid, et me ei mõtleks, et osa nendest on nagu lapse enda isikust tulenevad ja osa on siis nagu haigusest tulenevad. Ja tegelikult ega see diagnoosi teadmine ju see annab nagu mingisugused raamid ja piirid meile, aga ega see meie tööd lihtsamaks ei tee. Ja siis me püüame ka alati iga lapse puhul kaardistada need motivaatorid, ehk et mis on need asjad, mis panevad siis selle lapse tegutsema, mis meeldib, mis on huvitav, mida tahetakse teha. Ja igale lapsele aitame koostada ka siis arenguprofiili. Nüüd vaimse mahajäämusega ja vaimupuudega inimeste puhul on arengu sellised tasemed erinevad. Ehk et kui me kujutame ette täiskasvanud 18-aastast inimest, siis füüsiliselt on ta ju väga hästi arenenud. Et kui otsa vaadata, siis me ei pruugi aru saada, et tegu on, eks ole, vaimupuudega inimesega. Ja me leiame siis need erinevad arengutasemed, kus on kognitiivne areng, eks ole, IQ, et mis vaimne alaareng talle on diagnoosiks pandud, on ka lapsi, kellel ei ole seda välja pandud, aga ilmselgelt on näha, et on natukene kognitiivse langusega lapsega tegu. Siis me vaatame praktilisi oskusi, et mida laps on õppinud, et millised oskused on tal olemas. Nüüd keeleline areng, keele mõistmine ja rääkimine on ka kaks erinevat asja. Et võib olla selliseid olukordi, kus laps on omandanud väga häid pikki lauseid, aru saamata, mis on selle sisu. Et me oleme kohanud selliseid lapsi, kes räägivad meile filmidest katkendeid, räägivad katkendeid, mida vanemad on kodus rääkinud, räägivad katkendeid, mida nad on kuulnud kusagilt kellegi käest, aga ta ei mõista tegelikult selle sisu. Ehk et see keele mõistmine ja enda verbaalne kõne on täiesti erinevad. Ja loomulikult me hindame ju lapse üle, kes räägib meile mingite seebikate terminitega või räägib pikki lauseid sellest, kuidas Roberto tegi kellelegi mingisugust trikki. Ja siis me kukumegi vahel lõksu, sest me ei saa aru sellest, et miks nii on. Ja kui me oleme selle arenguprofiili ära teinud, ehk et lahterdanud need erinevad arengutasemed ära, siis me püüame mõista, kus koha peal see viga siis on. Ja see on ka abivahend töötajatele, et mõista selle lapse käitumist ja reageerimist. Ja sageli me siis leiame, et just nimelt see emotsionaalne arengutase on nagu kõige madalam. Et see viis, kuidas nad siis oma seda probleemset käitumist väljendavad, ongi nagu mingile varasele arenguetappi kinni jäänud, et kes siis võib-olla taob pead vastu seina selleks, et sellega hakkama saada või lööb iseennast või viskab asju vastu seina või lööb kedagi teist. Et need on kõik sellised varajase lapse arenguetapid. Lapsed ka pilluvad voodist mänguasju ja ema on tore ja toob need mänguasjad jälle kätte ja tagasi. Et profiilid teeme siis lastele. Ja see profiil on siis abivahend, et mida võib nüüd oodata konkreetselt lapselt ja milliseid nõudmisi üldse on võimalik sellele lapsele esitada. Et sageli on just see vahel nendel keskkonna ja inimeste nõudmisel ja tegelikul lapse võimekusel ja kas või sellest samast keeleliselt arusaamiselt, et kui ta ei saa aru, mida talt nõutakse, siis ta ei saa ka seda täita. Siis konkreetsemate kliendijuhtumite puhul me teeme käitumise analüüsi, ehk et vaatame neid kõige närve sööbamaid käitumisi. Ja tegelikult me alustamegi alati oma õpet sellest, et
et me ei räägi kunagi agressiivsest käitumisest ega vägivaldsest käitumisest, vaid me räägime probleemsest käitumisest ja räägime ka tähenduslikust käitumisest. Ehk et meie asi on välja selgitada, mis on selle asja tähendus, me lihtsalt ei tea seda. Ja teeme siis selle ABC analüüsi mingi konkreetse käitumise jaoks. Ja tervikpildi me saame siis sel puhul, kui me vaatame seda käitumist nüüd ennem seda juhtumit, mis seal oli juhtunud, siis me vaatame seda, mis juhtus juhtumi ajal ja vaatame seda, mis juhtus pärast juhtumit. Et hästi suur oluline asi on siin see kirjeldamine, mitte tõlgendamine. Sageli töötajad tõlgendavad, et ta teeb seda sellepärast, et ta tahab tähelepanu saada või ta teeb seda sellepärast, et tegelikult me püüame just seda kirjeldust leida, et mida ta teeb, mis see konkreetne asi on, mida ta viskab, mida ta lööb, kui ta lööb, siis kes läks just mööda, mis siis juhtus, kes oli veel seal. Ja ka seda, et mis juhtus peale seda, et kes kuidas käituma hakkas. Nüüd viimasena me siis soovitame, kui me oleme need arenguprofiili ära teinud ja vaadanud, et kuidas see diagnoos siis inimest mõjutab ja ka huvid ja sellised toredad asjad ära kaardistanud, et pakume erinevad sekkumisvõtted, mida siis kliendi puhul rakendada. Et igal juhul, iga inimese puhul on tähtis selgus ja me püüame siis lähtuda sellest, et iga laps saaks aru, mida tema päevaplaan sisaldab, kuhu ta peab minema, kellega ta peab minema, mis on need asjad, mida ta peab üldse päeva jooksul tegema. Ja kasutame siis preemiatabeleid, mida Ülle ka juba mainis, et igal lapsel on oma preemiatabel, kogub ta siis punkte ja punktide eest saab ta siis seda, mida ta saab. Mida ta ise siis, ma ei tahaks öelda päris, et soovib, et vahel võivad soovid olla väga suured, aga eks need soovid on töötajate poolt ka antud raamides, et mis on need asjad, mida on võimalik soovida. Ja üldiselt läbi karistuse ei õpi inimene mitte midagi, seetõttu me arvame, et see lähenemine on väga sobilik. Ja. Töötajate juhendamine on toimunud nüüd 1 kord kuus, kus me siis sinna kohale läheme ja juhendamisel viibivad kõik pererühma liikmed, kaasa arvatud Ülle ja osakonna juhid. Ja kasutame siis selleks lühiloenguid ja analüüse siis ja neid juhtumeid ka, mis parasjagu osakonnast on aktiivsed olnud. Ja tegelikult see osakond on ära teinud ühe väga-väga suure töö, see on isegi suurem, kui me suudame ette kujutada. Ja tõesti me soovime, et sellel osakonnal jätkuks tahet ja energiat. Et nad loovad seda aeg-ajalt ise juurde, see on meie ühe koolituse algus, kus Ülle oli meil siin energiajuhendaja. Ja see, et nad suudavad üksteist toetada ja võib-olla ka see, et meie käime neid natukene abistamas ja see, et see toetus oleks ka väljastpoolt hooldekodu veel. Et kõigi meie toetus on neile väga tähtis. Ja ma nii väga soovin, et Üllel jätkub seda soovi, tahet ja energiat liikuda oma osakonnaga ikka edasi. Aitäh!